Tere tulemast tagasi! Peale selle, et 2010 aasta on näiteks tiigriaasta, on see ka lugemisaasta. Minuga on stuudiosse jõudnud lugemisaasta projektijuht Kristo Ojasaar. Tere õhtust! Tere õhtust! Mida lugemisaasta endast üldse kujutab? Lugemisaasta on selline aasta, kus peatähelepanu lugemisel. Lugemisaasta sai alguse sellest, et juba mitu aastat tagasi oli näha, et loetakse aina vähem raamatuid. Erit puudutab see lapsi ja noori kahjuks. Miks selline olukord on? No, eks põhjusi ei ole mitmeid, eks interneti avarus tuleb põnevamad tõenäoliselt kui tavaline kirjandus, mida loetakse koolis ja võib-olla ka Eesti noorte kirjanduse kehv tase kohus olla, on see, mis tõenäoliselt ei meeldita eriti lugema. Aga lugemise aastal tõepoolest tahaksime jõuda võimalikult paljudeni, et jõutaks arusaamisele, et lugemine see on ju midagi head, midagi mõnusat. Et ei ole see ainult tüütu, kuiv, kohustuslik kirjandus ja et lugeda see tähendab siiski ka oma maailmavaadet avardada. Ja kes lugemisaastat korraldada aitavad? Lugemisaasta põhikorraldaja on Kultuuriministeerium. Lisaks sellele on emakeeleõpetajate selts, raamatukogu hoidjate ühing, kirjanduse selts, kirjanike liit, siis on lugemisühing ja nii edasi. Et tegelikult on väga-väga palju osalisi. Põhiliselt teevad lugemisaastat raamatukogud ja koolid. Ja millised üritused lugemisaasta raames siiani toimunud on? Toimunud on väga palju. Lugemisaasta algas 1. jaanuaril, aga tegelikult esimesed eelüritused toimusid juba sügisel. 26. septembril oli Tallinnas raamatuvahetus. Osalisi oli väga palju, raamatuid toodi selja ja sülega ja viidi ka samamoodi ära. Ja aktiivsemad raamatusõbrad käisid mitu tiiru, käisid vaatamas, meil raamatuleti vaatub mitu tundi ja käidi ja vaadati, et mida siis jälle on, mindi hasarti lausa. Ja ma olen veel paar raamatuvahetust hiljemgi korraldanud ja kõik on täpselt samamoodi läinud. Inimesed lähevad hasarti, otsivad entusiastikult uut kirjandust ja peaaegu kõik, mis tuuakse, läheb ka ära. Lisaks sellele on toimunud erinevaid koolitusi, näiteks emakeeleõpetajad said kokku ja arutasid läbi, mida siis lugemisaasta puhul teha, mis oleks midagi põnevat, kuidas noori kaasa haarata ja nii edasi. Siis esimene nii-öelda ametlik üritus oli 29. jaanuaril noorte etlusvõistlus Hansenist Tammsaareni, see oli Albu vallas. Ja siis peale selle on toimunud veel mitmeid konkursse, on olnud kirjandusraali konkurss, kus siis õpilased tegid kirjandusteemalisi veebilehti. See oli väga põnev, ma käisin ise kohe vaatamas. Lisaks sellele on kõik võimalikud põnevamate raamatute, igavamate raamatute, lemmikraamatute valimised. Igal pool üle Eesti toimuvad neid. Iga päev ma saan vähemalt 3 teadet erinevatest üritustest, mis Eestis toimub. Ja see on tegelikult ainult rõõmustav, sellepärast, et selle korraldamise juures on olnud 2 peamist põhimõtet. Üks on see, et me ei kirjuta ette, mida tehakse. Et see ei tule niimoodi, et käsuliinis ülevalt alla, vaid igaüks saab rakendada oma loovat mõtet. Ja teine asi, et kõik toimuks üle Eesti, et ei ole ainult suurtes linnades. Ja nii on ka läinud. Ja see on hea. Milliseid üritusi teil veel plaanis korraldada on? Kui ma ütlen, meie korraldame, siis see tähendab suuri üritusi. Korraldustoimkond on põhiliselt seotud suurte asjadega, sest me ei jõua ju tõesti igasse geograafilisse punkti Eestis. Tulemas on sellised suured asjad nagu Poetry Slami eelvoorud Tartus, Rakveres, aprillikuus siis. 23. 25. aprillini sõidab marsruudil Kohila, Rapla, Türi, Põltsamaa, Jõgeva, Väike-Maarja, Kadrina, Loksa raamatubuss, kus siis müüakse raamatuid, kuna nendes kohtades väga suurt raamatumüüki ei toimu, ei ole lihtsalt poode. Siis me viime raamatud ise kohale ja iga päev on kaasas ka 2 kirjanikku, kes praegu menukad on. Ja siis lisaks sellele kõige suurem selline kirjandussündmuste kontsentratsioon on 6. 9. maini. Korraga toimub Tartu kirjandusfestival Prima Vista, Tallinna kirjandusfestival Head Read ja Balti raamatumees Tallinnas. Kõigile neile 3 üritusel on tulemas väga palju kirjanikke. On tulemas vähemalt 50 välisesinejat, Eestis teist sama palju veel.
nii et kõik, kes on huvitatud, on oodatud, sest on tõesti põnevad autorid, tuntumatest nimedest näiteks Simon Sebag Montefiore, Benjamin Zephaniah, Ray Weldon, Jason Goodwin ja nii edasi. Et tegelikult leiab igale maitsele esinejaid. On luuletajaid, prosaiste, ajalookirjutajaid. Lisaks sellele Tallinnas 8. mail on Vabaduse väljaku suur telk üles pandud, kus siis esinevad päev läbi luuletajad. Selline suur luulepäev, Jürgen Roost on selle tabalt nimetanud suureks luuleprõmmiks. See on siis sama Poetry Slam, mille eelvoorud siis on nii Tartus kui Rakveres. Seal on siis lõppvoor, kus Eesti parimad tulevad kokku ja esitavad oma luulet ja lisaks sellele on arvukalt välisesinejaid. Nimelt see sama luuleprõmm või Poetry Slam on väga levinud ürituste vorm. Eestis teda veel väga ei tunta, aga ma usun, et see sõnum levib, sest see mõte on just selles, et kirjanikud tulevad, esitavad oma tekste ja loeb ekspressiivsus. See, kuidas sa esitad. Ei ole kasu sellest, kui sul on hingestatud luuletus, aga sa pomised oma nina alla. Sa pead seda suurepäraselt esitama. Ma toon näite paari aasta tagusest esinemisest, kus üks selline slam oli siin samas Tartus. Genialistide klubis oli üks Leedu luuletaja, üks vanem proua, kes luges ette luuletuse sellest, kuidas tema isa ära suri ja kuidas tema hing paradiisi jõudis. Ja see, kuidas ta tegi, oli vapustav. Ta oli laval pikali ja lugedes ta hakkas aina tõusma ja siis lõpuks see täiesti püsti ja siis täiesti täiel hääl rääkis sellest, kuidas minu luges seda luuletust ette, kuidas siis tema isa hing on paradiisis, kuidas tema rõõmustab selle üle, et nüüd on kõik jälle hästi. Et siis selline surmaga leppimise luuletus, aga see, kuidas ta esitas, see oli väga võimas. Ja muidugi see maksimumpunkti žürii ja publiku poolt ja võitis selle vooru. Et siis selline ürituste formaat on. Muidugi siis see jäi nüüd selliseks viimaseks ürituseks, sest et aasta on siis alles poole peal maikuus. Tulemas on mitmed konverentsid, akadeemilised konverentsid sügisel Tartus näiteks, siis tuleb üks suur lugemiskonverents 11. juunil. Peale selle on kõikvõimalikud raamatuesitlused, mis tulevad tegelikult ju ka ja mida me üldse selles mõttes korrustoimkonna poolt ei reguleeri, et kõik, mis tuleb, me võtame vastu ja rääkimata siis, eks ole, nendest väikestest üritustest, mis kusagil raamatukogudes või koolides on. Ja lõpetuseks küsiks veel, et mida te selle 2010. aasta lugemisaastaks kuulutamisega saavutada soovisite? Me soovime seda, et pöörataks tähelepanu lugemise olulisusele. Oluline on meeles pidada, lugemisest ei saa üle ega ümber, lugemist ei asenda mitte miski. Lugemine on oluline õppimise mälutehnika. See, kas samu teksti kuulatakse või loetakse, selle teksti omandamise vahe on umbes 3-kordne lugemise kasuks. Lisaks sellele lugemine arendab fantaasiat, lugemine arendab keeletaju, sõnavara, üldse see, kuidas keelt õigesti kirjutada, omandab inimene kõige paremini raamatut lugedes. Ehk siis laiemalt öeldes, lugemine paneb aluse, hea lugemisoskus paneb aluse hea hakkama saamisel elus, sest see on hariduse aluseks. Nii et me loodame, et sellega, kui me oleme selle teema terve aasta vältel hoidnud sellises tähelepanu keskmes, et siis loetaks rohkem. See tähendab seda, et inimesed on haritumad ja saavad elus paremini hakkama. Aitäh teile saatesse tulemast ja meie liigume edasi filmi tutvustuse juurde.